sellel nädalal alustame siis roosiõie tegemist. Olen võtnud siia endale siis sellise helelilla krepppaberi, printisin välja grupis oleva joonise ja näitangi siis kõigepealt, kuidas joonise järgi siis krepppaberit lõigata. Ma leidsin ka siit joonise pealt ühe vea, et nüüd need, kes tellis komplekti, et seal on nüüd see viga olemas, aga need, kes nüüd alla laevad ja prindivad, neil seda viga ei ole, et suuri roosiõisi on 12, mitte 20. Nii, aga kuidas mina siis teen? Ma võtan selle, üks võimalus on loomulikult võtta joonlaud, siin on mõõdud peal, et kui palju siis, kui suur peab see olema, aga võib ka endale välja lõigata. Ta on mõne millimeetri sellise täpsusega siis samas mõõdus, nagu siin peal kirjas on, et võib olla millimeeter vähem või rohkem, et niimoodi lihtsalt printer prindib. Ja võtsin siis esmalt ette siis roosiõied 1 ja neid on 8 tükki vaja. Mida ma siis teen? On see, et ma mõõdan siit. Ma teen 2 kaupa tavaliselt. Et väga lihtne on siit ta pooleks murda ja siis panna siia peale vaadata, et kui palju ta siis peaks olema. Nii on päris hästi juba. Isegi vähem. Nii, hopsti. Nii suurt väga hästi peale. Ma panen selle siia praegu raskuseks ja muidu on mul ka ühed abivahendid. Mida ma nüüd ei tutvustanud küll materjalide all, aga kui sul on kodus olemas klambrid ja need klambrid said igaüks, kes komplekti tellisid ka endale kingituseks kaasa, et selle klambriga on väga hea fikseerida see õige koht, et ei liiguks paigast ära. Ja siis ma saangi siit ülevalt, alt üles siis ära lõigata selle osa siit ja siis lõikan pooleks. Täpselt. Lõikan selle siit nüüd siis pooleks. Ja kui tuleb natukene suurem või natukene väiksem, ei ole midagi hullu, sest see on nagu selline üldsuurus ja pärast me anname sellega kuju. Ja nüüd selle samaga ma saan siit ilusti mõõta. Ongi siis 2. Tuleb minu arust siit täitsa äkki ära. 6 ja 8. Et ma lõikan siit selle väikse tikka ära. Ja nüüd meil on siis need väiksed olemas. Kui sul on nüüd minu poolt tellitud komplekt, et siis sa võid 16 lõigata, et ühest paberist saab teha siis 2 lilla. Ja lähen siit edasi siis järgmiste juurde, ma panen need siit kõrvale ära. Ja järgmisena võtan siit siis roosiõied 2 ja neid on siis vaja teha 12 tükki. Selle järgi on hea siis mõõta. Loomulikult võib kasutada ka joonlauda, et kui sa näiteks ei taha seda lehte juppideks lõigata. Ja siit võib siis ka samamoodi mõõta. 2 kaupa, võib ka 4 kaupa. Ülemisse otsa, siis ta ülevalt ka ei liigu paigast ära ja ma saan ilusti ära lõigata. Ja kuna ma tean juba, et pikkus on neid mõlemal sama, siis siit tuleb ka siis juba 8 tükki ja on siis vaja 1 riba veel kindlasti lõigata. Ta on kindlasti 1 riba veel vaja lõigata, et siis saada see 12 kätte.
lõikan teistpidi ka valmis siis. Kui te lastega koos teete, siis kindlasti jälgige, et seda kääride ohutust, et oleks ohutud lapsed endale viga ei teeks. Ma tean, et osad panid kirja ennast, et koos lapsega teha meistritele. Mul on varasemalt ruumikoolitustel käinud lapsi, kes on väga ilusasti hakkama saanud, et no soovitatav vanus on seal 13-14. Aga ka nooremad saavad hakkama juhendamisega. Seda ma siit ei hakka praegu lõikuma. Nii, ja neid on siis ka siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 täpselt. Siin on ära kõrvale. Nüüd on meil see teine joonise leht. Siia kõrvale. Ja siin on samamoodi õis 1 ja õis 2. Ja selle peab küll nüüd välja lõikama siit. Lõikada. Mina teen tavaliselt 3 või 4 kaupa, et sätin need paberid siia üksteise peale. Ja nüüd tuleb ka mängu uuesti see klamber, et selle jaoks, et krepppaber ei läheks näpu vahel paigast ära, võib panna klambri, et panna klamber kõigepealt näiteks ühele poole ja siis teisele poole, aga ma näitan siit. Lõikan siit poolt ära. Siis tõstan klambri teisele poole, et teiselt poolt lõigata samamoodi. Ja kui ta ei tule täitsa ilusti, ei ole midagi, sest see krepppaber ise ka on selline, et ta liigub paigast ära tihti peale. Ja sellest, et ta väga ilusasti ei ole mitte midagi. No näed, esimesed 4 tehtud, võime nüüd teised 4 täpselt samamoodi. Väiksed on nüüd tehtud, panen siia kokku ja võtan nüüd suurema. Ja siin on siis õis 2, see suurem. Lõikan selle ka. Ei pea täitsa väga pedantlikult mööda joont minema. Kuna krepppaber niikuinii võib paigast minna, siis ei ole väga hullu, kui ta ei ole nii täpselt ja kui sa kasutad sellist tavalist printripaberit, siis krepppaberist lõigates ja tihti peale lõikad ka siia joonisele sisse, et sellest ei ole hullu. Need võib ka siis 4 kaupa näiteks ära teha, et kui sul on selline klamber olemas, siis ma väga soovitan siis klambrit kasutada lõikamiseks, et see teeb lihtsalt mugavamaks. Ma praegu näitan ka ühe ilma klambrita, et saab väga ilusti, aga on sellist keerutamist natukene rohkem ja paigutamist. Ja ma hoian suhteliselt kõvasti ka kramplikult kinni sellest, et ta paigast ei lähe. Et päris palju on juhtunud seda, et näiteks alumiselt
või keskmiselt need krepppaberi killid siis nagu liiguvad paigast ära, siis on väga ebamugav. Saab väga ilusasti ka ilma klambrita, lihtsalt mugavam on klambriga koos. Ja klambrid on müügil kõikides kontoritarvete poodides, võib ka mõnes hästi varustatud toidupoes olla, seal koolitarvete osakonnas. Võib täitsa olemas olla 100 klambrit. Ja siin suurusel ka nagu väga vahet ei ole, et võib vaadata suuremaid, võib vaadata väiksemaid. Väga suur jällegi ka ei ole hea, et siis ta jääb sul ja võib sul ette jääda. Aga nii on ju. Tõsta võtta teisele poole ja siit kõrale lõppu. Ja siis on jäänud veel viimased siin. Siis te näete ka siit, et ruumi jääb mõlemalt poolt sellist mõnusalt, et kui lähebki natukene viltu, näiteks tihtipeale krepppaberist lõigates, kui sa tõid sellest suurest rullist lõikad, siis krepppaber tihtipeale ülevalt poolt nagu läheb ikka käsi natuke viltu, kas ta läheb sissepoole või läheb siis väljapoole, natukene võib ikka viltu minna, et sellest ei ole midagi hullu. Et siin joonised on nii tehtud, et sul oleks natukene varu ka, et ei oleks täitsa nagu äärest ääreni see. Ta annab lihtsalt mängimisruumi. Nüüd on need õied tehtud. Nüüd järgmisena ma võtan appi endale sellise pulga. See on see bambuspulk, mida ma ka soovitasin varre jaoks kasutada, kes siis seda traati ei ole saanud endale, siis need grillpulgad on väga head. Aga kui sul on näiteks sukavarded kodus, siis näiteks seda kasutada. Või kui sa said seda traati, siis ka traati, kuigi traat on natukene pehmem. Ja need väiksemad, nüüd täitsa siit 4 kaupa ma tõmban nad natukene rohkem laiali. Ja ma painutan selle ülemise otsa siia alla. Et ainult selline ülemine ots läheb alla ja siis natukene kaarjas ja siis ta tekib selline. Ja nüüd on vaja seda siis teha kõikide nendega. Siit kerin nagu selle pulga ümber ja kerin teda allapoole, et tekkis selline kaar siis siia. Ja siis võib natukene laiemaks tõmmata seda. Ja nagu sa näed, kui ei tule ideaalselt, ei ole mitte midagi hullu. Et kõik õielehed on ilusti kasututavad. Sellest ei ole mingit probleemi. Ja kui jääb üks äär näiteks natuke rohkem üles, ei ole ka midagi hullu. Et siin seda perfektsust ei pea väga palju taga ajama. Et selles suhtes ei ole midagi hullu, kui ei tule perfektselt. Nii, ja need väiksed õied siis on nüüd tehtud, ma panen need kõrvale ja nüüd on aeg suurt õite käes. Ja suured õied tuleb nüüd teha sellise, ma panen siit umbes poole pealt siia äärde ja kerin samamoodi mööda seda pulka niimoodi diagonaalis
võid näpuga ka niimoodi üle lasta natukene, et oleks rohkem, aga tekivad siis sellised õielehed ja neid samamoodi võib siis natukene niimoodi kaare tõmmata, et tuleb selline kaar siia sisse. Ja nüüd on vaja neid 12 tükki ka siis täpselt samamoodi teha. Ma panen siia äärde umbes diagonaali, et ta ei pea väga täpselt olema. Et lillede puhul mulle just see meeldibki, et ei pea kõik nii väga täpne ja perfektne ideaalne olema, et iga lill on natukene omamoodi oma veidrustega ja siit siis. See annab ka meile siin krepppaberil väga palju mängimisruumi, et ei pea olema kõik perfektne ja ideaalne. Siit täitsa piisab, tõmban siit natukene siis kaare sisse. Jätlatega rohkem siis alati näppudega teda natukene kokku poole kerida. Aga siit tulevad sellised roosile iseloomulikumad sellised õielehed siis. See osa ka tehtud. Nüüd edasi on meil siis vaja võtta palju. Et need, kes nüüd said endale palli osta, on väga hea. Kes ei saanud, siis nagu ma ütlesin, saab teha fooliumist. Et fooliumist saab väga ilusti ühe palli teha. Ja kui sul nüüd jäi neid jääke siia, siis esimene ülesanne olekski seda palli natukene katta. Et ta täitsa paljas ei oleks. Valget ei jääks näha. Seda peab palju olema ja kui sul jäi nagu alles seda krepppaberit, ma võtsin praegu lihtsalt nagu ühe jäägi, et võib ka vabalt sellest lõigata, et ma lõikasin natukene suurema. Sellise, tõmban ta laiali. Ja see läheb lihtsalt siia ümber. Selle jaoks ma võtan siis seda PVA liimi, mis on siis nendel, kes komplekti tellisid, on ka siis olemas. PVA liimiga nüüd on ainult see mure, et kuivamine võtab aega, nii et need, kes teevad PVA liimiga, taha tulla. Siin on selline koht ka veel ees. Et PVA liimiga liimimine võtab natuke rohkem aega. Kes komplekti
nüüd fooliumiga sul võib tulla suurem pall kui see siin, et see on 2 sentimeetrise läbimõõduga. Aga võib väiksem kindlasti ei tasuks, et mõõda joonlauaga, kui sa teed palli, et kui suur ta on. Ja need, kes... Aga no väga suur ka ei ole hea, et 4 sentimeetrit on jällegi nagu liiga suur. 4 sentimeetrit oleks liiga suur hüpe. Ja ma teen selle siin nendegi näiteks, et kellel on see bambuspulk, et see bambuspulk siis siia sisse ära. Mitte päris läbi, aga tugevalt kinni. Nii. Ja hakkame siis panema kõigepealt ümber neid väiksemaid lehti. Jällegi, kui sul on liimipüstol, siis sellega läheb kindlasti tunduvalt kiiremini. Et praegu me siis anname seda kuivamisaega. Papaga juba korrutan sellest kuivamisajast, et anname tal aega kuivada. Ma panen ta siit alguses ümber varre ja natukene kokku poole. Esimesed lähevad päris kokku, isegi siia. Ja nüüd, kui sul on enda krepppaber, siis su krepppaber võib anda värvi, et siis sellega peaks ka arvestama, et PVA liimiga kokku puutudes võib kuivades siis tekkida siia need PVA liimi triibud, et sellega võiks ka arvestada. Rohkem kokku panen, vaatan, kas ta jääb niimoodi siit otsast ka natukene kinni, et oleks selline nagu toru moodi, nagu ikka roosil keskel on selline toru ees. Jääb päris hästi. Ja teise siis teiselt poolt vastu, et ei pea olema väga nagu ideaalselt. Ja sul võib ta ka tulla natukene viltu, et tuleb anda aega. Isegi kerin siit alt, et ta jääks ilusti kinni. Et liimipüstoliga ta jääb sul kohe hops kinni, ei ole mingit probleemi. Aga PVA liimiga läheb selle kuivamisega natukene aega. See PVA liim on selline natukene vedelem ka. Et võib ka siia külje peale näiteks panna, et ta jääks niimoodi siit keskelt siis kinni ilusti. Et ta ka teeks kinni. Nagu järjest siis minema, et need 8 tükki on vaja siia siis ümberringi ära panna. Et sa võid rahulikult vaadata, et kui kiiresti sul see PVA liim siit kuivab. Ma panen siit umbes poole peal, et ta natukene kataks, et hakkab nagu ringi ratast minema sellega. Ja siis üks leht siis hakkab teist nagu natukene nagu paisutama. Üks võimalus, kui sa ei taha, et PVA liimi nii palju tuleb, on võtta appi ka pintsel. Et pintsliga on ka väga mugav panna ja siis sa saad õhemaid kihte panna, et ta kuivab siis kiiremini. Selle PVA liim kuivab kiiremini, kui sa paned pintsliga. Tuleb õhem kiht. Kui ma teen liimipüstoliga, et siis see protsess on palju kiirem ja see tehnika on ka natukene teistmoodi. PVA-liimil saab seda korki ka natukene rohkem kinni poole keerata, et siis ei tule ka seda liimi nagu nii palju kohe korraga.
siia alla äärde ja siis siia äärtesse. Et need on need kohad, kus ta siis kinni jääb. Ma panen jälle siit natukene nagu sellest eelmisest, no siit veerandi pealt näiteks. Vaatan, et tal jääksid need küljed kinni kõigepealt ja siis vaatan, et siit alt jääks ka kinni, et saab siit natukene nagu kerida teda ümber. Kinni hoida, oodata, kuni ta kuivab. Võid teha ka näiteks akna lahti, et sul oleks selline nüüd juba natuke kevadisemad ilmad ka, et saab lahtise aknaga olla, et siis ka liim kuivab kiiremini kui akna lahti. Võtame siit järgmise. Panin seda korki nüüd natuke rohkem kinni, et siis ei tule nii palju korraga. Saad jälgida siit pealt ja kõrvalt, et ta jääks nagu ilusti siit natukene nagu kerindada siia ümber, et ta jääks ilusti. Ja hoian siit külgede pealt, et siis need kohad ka kindlasti kuivaksid kinni. Järgmise meil ongi veel kaks viimast siin jäänud nüüd sellest osast. Natuke keskele, natuke äärtesse. Või natuke palju mõnda rohkem laiali selle otsaga, et see ots tuleb lihtsalt pärast poole ära kuivatama siis. Ja meile siia. Kahelt poolt, et need osad ära kuivaksid ja keerutan teda siia selle pulga ümber, et siis ta on ka siit altpoolt kindlamalt kinni. Minu arust tuleb väga ilus. Nüüd selle viimase ma pigem paneksin siia poole, nagu sa näed, siit tekkis selline vahe, et siit nagu ta ilusti jookseb, aga siin on nagu üks lõpeb teine, et ma selle viimase paneksin hoopis siia poole. Suurtemate lehtede puhul on ka seda sättimist on päris palju, et nad ei jookseks, et nad ei oleks kõik nagu üksteise all. Et jookseks ikkagi vaheldamisi pigem. Selle ma vaatasin, et tahaks panna siia. Nii jällegi ma hoian need kahelt poolt nagu kinni ja rullin ta siit alt kinni. Mis meid veel häirib on see, et siit keskelt on natukene liiga lahti. Siit suruda, siis ta nagu jääb natukene paremini. Ja kui ta on ära kuivanud, siis näiteks kui sul siit natuke läheb liiga lahti nagu seesi, et sa pärastpoole saad ilusti neid veel mudida ja muuta ja et praegu lihtsalt, kui ta kuivab, ei ole seda tark teha. Krepppaber võib siis katki minna või siis paigast minna, et anname talle nagu aega kuivada. Nii. Nüüd need väiksed õied siis ei saanud katsu. Üks on veel. Vaatame, kuhu me selle paneks. Siis paneks ta siia selle vahele. Sealt sai pikk. See oli peidus. See põhiosa võib täitsa jääda eemale, et kuigi me panime liimi sinna, et ta võib jääda natukene eemale, et
meil on vaja ikkagi, et roos tekitaks sellist mahulist ka, mitte ei oleks nagu väga kõvasti kinni, vaid seda mahulisust ka, et see silk ei pruugigi üldse nagu minna vastu kellelegi. Aga kõige tähtsam on siis need ääred, et ääred oleksid fikseeritud kõvasti kinni ja siit alt, et siis ta nagu ei lähe kuhugile. Ja kui sa tahad ainult nuppu teha, siis minu arust see katsudes veel natukene märgaga, ma arvan, et võib edasi minna. Ja hakkan siin võtma siis järjest neid suuremaid õisi ja süsteem on täpselt samamoodi, et panen siia alla liimi ja panen külgedele ja annan ka siis talle natukene sellist liimimis- või kuivamisaega. Et nüüd võibki vaadata neid vahekohti, et siin on näiteks üks, siin on näiteks üks, et hakata nagu nendele vahekohtadele nagu panema neid, ma näitan niipidi ka, et siin on üks vahekoht näiteks, siin on üks roosi keerutus, sa näed ka, et siit nagu tuleb üks ja siit tuleb üks, praegu nagu 2. Ja ma panen ta nagu vahekohtadesse, et kindlasti mitte panna siit nagu üksteise alla, vaid neid vahekohti siis otsida ja sättida sinna neid. Ja ma panengi ta siit alt kinni ja siis sätin niimoodi, et oleks külgede pealt ka kinni. Siit alt täitsa kõvasti ja ülevalt siis niimoodi, et ta jääks hoidma. Kui sul on neid vahekohti rohkem, on ka väga hea. Et nüüd ongi selline sättimisasi, et kuidas sa tahad. Ringirattas siit praegu. Sellega ta nagu natukene on kohakuid, aga samas mitte väga. Minu suht väga hästi. Sul on siit alt kõvemini kinni ja ülevalt tuleb siis, natuke ikka võib suruda, aga tuleb anda lihtsalt kuivamisaega. Ma nagu kordan seda nagu papaga juba, et on vaja anda kuivamisaega, aga nii on. Praegu juba jäi päris hästi, et kui vähem liimi panna, siis läheb hästi. Siis läheb kiiremini. Ja liimipüstoliga just on vastupidi, et seal peab hästi kiiresti tegutsema, et kui sa juba seal liimipüstoli liimi paned siia, siis sa pead päris kiiresti ta panema nagu paika ära, et PVA liimiga on jälle see pluss, et sul on aega sättida teda siia paika. Siit alt selle kinni ära, panen näpu peale, et ta paigast ei läheks ja siis hoian siit külgede pealt. Ma isegi külgede pealt natukene surun, et ta jääks kinni. Ja siis need keskmised osad jäävad siis nagu õhku praegu, et neid nagu kinni ei suru. Aga siit alt võib täitsa kerida. Kui ta alt on kinni, siis on kindlam ka, et ta mujalt lahti ei tule. Kui sa tahad, sa võid natukene venitada, et kui sa näed, et natuke paremaks venitada ja pärast pole saab ka, nagu ma ütlesin, jälle muuta natukene. Teda üldse kinni jääda. Ootame siis natukene. Kui mingid kohad jäävad päraspool ikkagi lahti, siis saab alati uuesti liimi panna ja kinni suruda. Kui alguses väga ei õnnestu, siis ei ole sellest midagi hullu.
läheb siit natukene üle poole, et vaatad, et ta nagu ilusti jääks. Et siin mingit kindlat reeglit ei ole, et nüüd nii mitu sentimeetrit siit ja nii mitu sentimeetrit sealt, vaid vaatad lihtsalt, et ilus näeks välja. Nüüd meil ongi esimene ring tehtud, et ma lasengi tal nüüd natukene kauem kuivada. Ma vaatan, et siit see nagu ei taha väga kinni jääda, et surume selle siit. Ma surun isegi natukene kõvemini, et ta jääks kinni kindlasti. See olumine kinni jääks üle praegu. Ta läheb aegamisi nagu järjest märjemaks ka ja niiskeks ja siis ta ka väga ei taha kinni jääda. Ma arvatavasti pean natukene kauem lihtsalt ootama, et siit ka praegu tuleb lahti. Et sa võtan siit sellest poosist kinni. Keerin siit seda natuke kõvemini siit alt. Ja siis ma võtan ta niimoodi kõrnalt pihku, et kõik kohad, mis on vaja, oleksid nagu kokku surutud. Et ma ei tee väga kõvasti. Ollu, et kui ta on ära kuivanud, siis peale liiman päris kõvasti, et saab jälle laiali tagasi nüdida. Praegu me ei saa ennem edasi minna, kui ta on nagu natuke kõvemini nagu kinni jäänud. Seda veel siit. Läheb natukene aega. Need liimipüstolid ei peagi olema nagu väga võimsad, et võivad ka sellised lahjemad olla, et mis ka toidupoes on müügil, et sobivad igasugused liimipüstolid, kui sa plaanid osta, et ei pea üldse mingit suurt kulukat ja võimast ostma, et sobib täitsa selline lahjem variant ka. Et kui sul on võimas liimipüstol, siis see liim läheb väga kuumaks ja siis need kõrvetatud sõrmed, need on ikka väga valusad. Et tekib kohe selline vill ja ma soovitan kohe osta ka posul neid liimipüstoli pulki valmis. Liimipüstoli pulgad ka on nagu erineva kvaliteediga, et mõned on sellised, et sa paned kuuma liimipüstoli tööle, siis ta põhimõtteliselt kohe hakkab nagu tilkuma ja nii läheb väga palju liimi raisku, et kvaliteeti pigem nagu muuta selle järgi, mis nagu püsib ilusti liimipüstoli sees, et ta tuleb välja ainult siis, kui sa nagu vajutad. Nii. Vaatan, kas ma saan panna siia selle nüüd juurde. Ta jääks ilusti. See PVA liimiga on lihtsalt natuke rohkem mässamist.
teoreetiliselt peaks järgmine minema siia, aga niimoodi topelt ei tahaks teha. Ma pigem sätin ta siia vahekohta. Sa saad ise ka sättida, et kas sa paned kõrgemale või madalamale. Võib ka täitsa siit näpu vahele panna ja kinni suruda. Et siis on ka kindel, et jääb kinni. Vaatan selle mõtet. Kõvasti kinni suruda. Siis läheb ka kiiremini. Järgmisena ka ma arvan, ma panen siia. Siin tundub selline vahekoht olemas. Kreppruusidega on selline huvitav lugu, et mu mehe vennal pruut oli Soomes ja tal oli plaanis talle Soome külla minna ja siis küsis minu käest, et kas ma saaksin teha siis mingi paberlilli siis nagu kaasa, et ta teadis, või krepppaberist lilli. Ta teadis, et ma neid teen. Ja siis ma pakkusin välja, et teeks näiteks roosid ja talle minu arust ma tegingi sellised need, temal läksid roosad roosid ja tegin talle need roosad roosid ja esimesed sellised krepppaberist roosid siis rändasidki mulle esimese korraga kohe Soome. Ma tegin, minu arust oli 5 roosi. On sellega sama koha peal. Ma võtan siit ühe laiema. Võtame siis siia. Täitsa klaapiti eesatugega.
läbi ja surun neid rohkem kinni, et nad kinni jääksid. Et selle PVA liimiga läheb lihtsalt natuke rohkem aega, on vaja lihtsalt natukene rohkem kannatust. Loomulikult sa võid ka teisi liime katsetada, proovida, et on ka teisi käsitööliime olemas, mis ei ole nagu PVA. Või siis ma ei tea, kas on või küll ka kummiliimi võib proovida, see lõhnab. Kunagi oli hästi populaarne käsitööliim oli kristalliim, aga seda ma nüüd ei tea, see vist tuli Venemaalt ja seda nagu ei ole väga enam saada. Tal oli vist mingi asendus ka nüüd olemas, et võib vaadata käsitööpoodides ka mingit teist liimi. Siinpool nagu tundub, et on rohkem, ja siinpool tundub, et on vähem. Meil ongi siin 4 viimast veel jäänud, et vaatame, et ta oleks ikkagi selline sümmeetriline, et ta oleks ikkagi ümmargune. Seda siia niimoodi laiali. See oleks ainult ühes kohas. Ma korraks vaatan enda poolt, et nagu siia 1, 2 ja 3. Need augud nagu tahaks ära täita praegu. Üks läheb siia. Näppu siia vahele ja suhtu siia kinni. Jääks kindlalt. Samas ka siit kõrval laiaks. Nüüd on see osa nüüd täidetud. Nüüd tahaks kindlasti siia ühte saada. Keerutasin nüüd paigast ära. Tahaks kindlasti ühte siia saada. Need läheb siit, saab siit suruda. Siit suruda kõvasti. See on siit lahti saanud, siia tagasi kinni. Siia tagasi kinni. See on nagu päris hästi juba, et siia võiks ühe veel panna. Mingist hetkest nad hakkavad sul nagu rohkem niimoodi õhku jääma. Et alt võiks ikka kinni olla. Kui nad siit on natuke nõus ei ole ka. Ja kui ta praegu nagu sa vaatad, et ei näe nagu väga hea välja, et siis pärastpoole saab sättida, et krepp vereneb väga palju mängimisruumi. Siit kõvemini kinni suruda. Läks siit paigast. Siia. See
õrn, aga tegelikkuses, kui ta ära kuivab, saab teda väga hästi mudida. Praegu isegi kui siit kinni suruda, siis ülevalt poolt saab jälle lahti mudida. Siit just kõik kinni jaoks. See pallike on meil keskel ja selline siis tuleb meie õis. Ja see on meie siis roosiõis, et siit loomulikult võid sättida neid lahti kinni tõmmata. Ma lasen tal kõigepealt natukene kuivada. Ise sättida, vaadata ja sul läheb alguses kindlasti natuke aega, et see käppa saada, aga niimoodi siis valmibki meie roosiõis. Ja järgmises videos me siis läheme varre ja lehtede juurde, et siis ma näitan, kuidas vart katta ja kuidas siis lehed teha. See siis juba järgmises videos.